Diakooniatöötajad on suure südamega. Igal aastal oleme aga otsinud nende suurte südamete hulgast ühte, keda eriliselt esile tõsta. 20. aastal oli aga aasta diakoonia teo leidmine kergem kui kunagi varem. Olime kiiresti üksmeelel, et aasta tegu on haiglakaplanaadi ja hooldekodukaplanaadi rajamine. Sõna on diakoonia assessor Ove Sanderil. Töötan siis peakaplanina. Kui väga lühidalt vastata, siis see töökoht on selleks, et tagada ühte kõige olulisemat õigust, mis siis meil Eestis on, usuõigus, mis tähendab seda, et inimene ükskõik, kas ta on siis noor või vana, kas ta on haige või terve, tal peab olema ligipääsetavus siis ka usulisele teenimisele ja pastoraalsele hoolekandmisele. Ja see tähendab, et me siis arendame oma tööd nii haiglates, hoolekodudes, aga ka kodudes. Ja ma ei tee seda tööd üksinda, vaid mul on siis kõrval ka hea kolleeg ja sõber Katri Haaslav-Tepandi ja tema on siis vanem kaplan. Koostööpartnereid on tegelikult päris palju, loomulikult meie haiglad, meie hooldekodud ja muidugi eriliselt ma tahaks ära märkida ka Ususse Instituuti, kes on meie väga hea koostööpartner just hingehoidjate koolitustel, samuti Tartu Teoloogia Akadeemiat, sellepärast oleme siis üheskoos ju ka üles seadnud hingehoidja telefoni 116 123. Meie sotsiaalpoliitika on olnud seesugune, et hoida inimest nii kaua kodus, kui vähegi on võimalik, see on loomulik ja mõistlik. Enne siis, kui inimene näiteks läheb õendushooldusele või võib-olla isegi vanade kodusse, aga see tähendab, et selle inimese, kes on kodus ja samamoodi siis tema omastel on selgelt ka hingelised ja vaimulikud vajadused ja võib öelda, et täna suuremas osas on nad katmata. Loomulikult vaimulikud käivad meie kodudes, aga sellisel organiseeritud viisil seda tegelikult ei teha ja nüüd see uus pilootprojekt, mida me kohe käivitame, tähendab seda, et me saame siis riiklikult toetada ja tasustada ka neid meie kaplanid, hingehoidjaid, vaimulikke, kes siis pühendavad inimeste külastamist nende kodudes. No, rõõmupõhjusi on siin hästi palju, et tegelikult peamine põhjus on see, et ka selle vähem kui pooleteise aasta jooksul tegelikult kaplanatuur on arenenud, on loodud kümneid ja kümneid kaplanite ja hingehoidjate kohti meile juurde, meie hooldekodudesse ja raviasutustesse. Ja muidugi suur rõõm on ka kolleegidest ja mulle vähemalt näib, et tegelikult väga paljud selle maja inimesed võtavad mind kui nende enda kaplani ja nende enda vaimulikuna.